Ajakirjandus päästab eesti keele. Delfi arvamustoimetaja Anett Nordman ja arvamustoimetuse juhataja Erik Moora kirjutasid artikli Eesti arvamusliidrid on valinud ajumeda. Enamik arvamuslugudest on kirjutatud masina abil. Nende sõnul on 2/3 toimetusele saadetud arvamuslugudest kirjutatud tehisaru abil. Tekstid on õõnsad, üheülbalised ja äratuntavad. Eesti keele elujõud on ohus. Nad toovad välja tehisaru loodud tekstide negatiivsed pooled, konstruktsioon, küsimus pole 10, vaid Y, dramaatilised vastandused, abstraktsed suured väited, loetelud. Aga kui artikli alapealkiri on küsimus pole pelgalt selles, kas autorid kasutavad teksti luues tehisaru. Küsimus on selles, millega see lõpeb, ja esimese paari lõiguga pannakse kirja lause, on aeg vajutada paanikanuppu. Siis on see tahes või tahtmata irooniline. Artikkel kasutab ise täpselt samu retoorilisi võtteid, mida ta tehisarule ette heidab. Dramaatilised vastandused, abstraktsed suured väited. Küsimus pole 10, vaid Y, konstruktsioon, kõik on olemas. Need mustrid pole tehisaru leiutis. Tehisaru õppis need inimestelt. Ja see on kogu artikli argumendi nõrkus, autorid ajavad segi stiili ja sisu. Artiklist ei tule välja, kas tekste saadetakse palju rohkem, aga fookus on liikunud sisu kvaliteedilt teksti päritolule. Nende mure on ehtne, aga nende järeldus on vale. Hakatakse paaniliselt näpuga stiilile osutama, mõistmata, et tehisaru pole probleemi algallikas, vaid lihtsalt võimendi. See tööriist teeb inimliku laiskuse ja mõttepuuduse lihtsalt mastaapsemaks ning kiiremini nähtavaks. Artikkel oli appikarje, mis ründas sümptomit, mitte haigust. Minu arvates on see äge, et tänu AI julgeb palju suurem hulk inimesi oma mõtteid kirja panna ja avaldada. Seni on võib-olla paljudel jäänud head mõtted sahtlisse lihtsalt sellepärast, et nad pole suuremad asjad kirjutajad. Aga avaliku debati jaoks on ju sisu ja head ideed palju olulisemad kui täiuslik vorm. Kui pole harjunud mõtteid struktuurselt kirja panema, on alguses raske ja ei saab siin kindlasti aidata. Kaob ära tühja lehe põrnitsemise halvatus, kui sa saad telefoni oma idee sisse rääkida ja lasta AI lahti kirjutada punktid, korrastada mõtted ja mustandiga alustada. Ma kasutan AI iga päev, oma tekstide toimetamisel kasutan vähemalt 2 erinevat. Muidugi ei tähenda iga masinast tulnud tekst automaatselt head artiklit. Sisu peab ikkagi inimese enda seest tulema. Maitse loeb. Kui kirjutajal pole midagi huvitavat öelda, siis ei aita ka maailma kõige paremad tööriistad. Iga toimetaja teab, et enamik saabunud arvamuslugusid pole kunagi avaldamiskõlblikud olnud. Aga see ongi arvamustoimetuse ülesanne avaldada häid tekste ja lükata kehvad tagasi. See, et uued vahendid toovad kaasa uue ja kohati halva keelelaine, pole tegelikult midagi uut. Eesti keel on palju hullematki näinud. Me elasime üle pool sajandit Nõukogude kantseliiti. Vastavalt eeltoodule teostada kontrolli. Antud juhul need venepärased tõlkelaenud ja bürokraatlik keel olid igapäevane reaalsus 50 aastat. Aga keel elas selle üle, sest oli inimesi, kes hindasid keele ilu ja tegid midagi reaalselt selleks, et seda hoida. Ka praegu on ajakirjandusel mitmeid viise, kuidas eesti keelt ja eestikeelset arvamusruumi arendada. Nõukogude ajal päästsid keele haritud toimetajad ja rikkalik ilukirjandus. Aga kirjutada said vähesed, avaldada veel vähemad. Nad pidid läbima tsensuuri kadalippu ja oma mõtet nüdima. Vabas ühiskonnas saavad kirjutada kõik, kes tahavad ja avaldada oma blogis või Facebookis või Redditis, ning kõik need tekstid kannavad edasi eesti keelt kõigis oma idiolektides. Vaba veebisuhtlus, sõutsud ja kommentaarid hoiavad keele elavana, aga ainult sellest ei piisa keelemudelite treenimiseks. Kui tehisaru õpib peamiselt toimetamata veebimassi pealt, siis sealt see toores masinkeel tulebki. Selleks, et uued tööriistad suudaksid keele rikkust hästi peegeldada, vajavad nad palju ja rikkalikku teksti. Eesti keele ühendkorpus sisaldab 3,8 miljardit tokenit, aga suurte keelemudelite treeningu andmetes moodustab eestikeelne sisu alla 0,01%. Tartu NLB-l on andmeid umbes 100 korda vähem kui kommertsmudelitel. Maailmas näeme, kuidas tehnoloogiahiiud ja meediaimpeeriumid sõlmivad andmete litsentseerimiseks miljonitehinguid. On arusaadav, et ka meie meediamajad hoiavad oma arhiive kui hindamatut vara. Ja seda nad ongi, aga võib-olla teistsugusel moel, kui me seni oleme harjunud mõtlema. Eesti turg on lokaalne ja spetsiifiline.
Globaalsed ettevõtted ei pruugi kunagi näha ärilist huvi eesti keele täiuslikuks lihvimises. Kuid see ei ole probleem, vaid meie unikaalne võimalus. Meediamajade serverites puhkab aastakümnete jagu suurepäraselt toimetatud ajakirjandust, uudiseid, esseid ja reportaaže. Oma esmase ülesande päevakajaliste lugudena on neid juba täitnud, sest lugejad igapäevaselt 15 aasta taguseid arvamusi ei otsi. Neil tekstidel on eesti keele tuleviku jaoks uus missioon. Ainus viis, kuidas saame tagada, et homsed keelemudelid räägivad rikast ja idioomide rohket eesti keelt, mitte tuima masintõlget, on õpetada neid parima võimaliku sisu peal. Kui meediamajad avaksid arhiivid keeleteadlastele, saaksid keelemudelid parema eesti keele. See on konkreetne samm, mille mõju on pikaajaline. Arhiivide avamine on muidugi suur missioon. Aga mida saaksid toimetused teha juba kohe homme hommikul? Toimetusel on ju tegelikult veel lihtsamaid viise, kuidas autorid kirjutamise käigus ette valmistada testige ja avaldage näidisprompte, et tehisaru oleks tõesti abimees, mitte asendaja. Testige majasiseselt, millised töövood annavad parema tulemuse. Ja muidugi tõstke latti, kui artikli mõte on nõrk, siis ärge avaldage olenemata sellest, kas tekst on kirjutatud käsitsi või masina abiga. Vastutus ei lasu ainult toimetusel. Autorid ei tohiks olla nii laisad, et lasevad tehisarul enda eest terve teksti valmis kirjutada. Seda tööriista tuleks hakata kasutama hoopis isikliku toimetajana. Kui arvamusliider ei suuda oma algset mõtet ise kas või märksõnadena kirja panna, vaid laseb masinal teema nullist välja mõelda, siis pole tal arvamusküljel asja. Tehisaru peab vormistama ja teritama sinu ideed, mitte asendama sinu mõtlemist. Eesti vajab avatud, rikkalikku keelekorpust, kuhu panustavad meediamajad, ülikoolid ja riik. Vajame Tartu NLB-st LLM projekti rahastamist, et suurem mudel saaks valmis. Paanitsemise asemel tuleb tegeleda juurpõhjustega, arendada Eesti andmekorpusi, nõuda autoritelt vastutust ja õpetada toimetusi uusi tööriistu eesmärgipäraselt kasutama.